Tere! Tere taas! Kuna ma olen pikalt mõelnud, et võiks žonglöörimise ära õppida, aga pole siiamaani nagu aega tahtmist olnud, siis mõtlesin, et nüüd oleks õige aeg. Proovisin saaljookipallidega, aga need on natuke liiga suured ja natuke kerged. Ja siis mõtlesin, et võiks ise pallid teha. Miks vaja poest osta, kui saab ise teha? Võtan puuriidast mingi puuklotsi, lõikan juppideks, lihvin ära, värvin ära, et teen igaks üks 4 palli, et võib-olla 3 palliga on liiga lihtne, siis saab 4 palliga žonglöörimise ära õppida. Eks vaatab siis kaua aega läheb, et saada peaaegu 0-st 3 palliga žonglöörimine selgeks või isegi 4 palliga. Vaatasin siis YouTube'ist õpetust, et kuidas peaks harjutama. Täitsa 0-st alustad, siis alustad 2 palliga, ühe käega alustad ja siis kohe teisega järgi. Ja pallid siis võiksid kogu aeg ühe kõrguselt lennata. Kõigepealt alustad ühe käega, siis teise käega. Põhimõtteliselt käed peavad siin kõrval kogu aeg töötama. Kogu aeg ühe tugevusega, ühe koha pealt viskad siit kõrvalt nüüd jops. Et kui 2 palliga on selge, siis võtame 3. palli. 3. palliga on siis nii, et alustad selle käega, kus on 2 palli ja siis harjutadki nii kaua, kui mõlema käega teed näiteks 10 korda järjest ära nii, et pallid maha ei kuku. Vahepeal alustad vasakus käes 2 palli, vahepeal paremas käes 2 palli. Et kui 3 viset tuleb lihtsalt, siis järgmine tase on 4 viset. Et alustad 2 palli siis ühes käes ja lõpetad 2 palli samas käes. Et lihtsalt 1 vise juurde. Et tegelikult lihtsam on, kui kõrgelt viskad, ma ei tea, mulle meeldib siit madalalt millegi pärast. Ja siis kui 4 viset järjest on ka lihtne, siis järgmine tase on 5 viset järjest. Et alustad 2 palli ühes käes ja lõpetad 2 palli teises käes. Ja nii mõlema käega. Ja kui 5 viset on ka juba lihtne, siis järgmine ongi proovida nii kaua, kui suudad järjest. Nii kaua, kui enam pallid maha ei kuku. Ja kui žonglöörimine lõpuks selge on, siis võib proovida erinevate asjadega žonglöörida. Under the water, I'm gonna sing and I'm gonna sing.